hea. Hea Kerdo, me teeme. Now you're busy loving someone else. You are busy loving yourself. Nüüd ilmselt mõistame kõiki parem. Now you're busy loving someone else. You are busy loving yourself. Now you're busy loving someone else. You are busy loving yourself. We go down. Never gonna say that no. Never gonna say that no. Okay guys, how you feel? Good? Fresh? Ready to go? Okay, let's concentrate now. Hegelman, don't let yourself fool guys that they are in the table 7th. I'm quite sure that everybody watch where they are, which position, so on. Don't let you fucking fool yourself. This team was 2 years ago, like 2 years row, second in the Lithuanian league. And Lithuanian league have like 3-4 good teams. They have money, they have a lot of foreign players, so on. I think somebody even played in group stage. So you need to be very serious, guys. Little bit different level than Estonia. I think the Lithuanian league is a little bit tougher league than Estonian league. But my honest opinion is, if we do everything, we give everything on the field, that we are a better team. This is my honest opinion. But it doesn't mean, words doesn't mean nothing. We need to show this on the field. Yeah? Now you're busy loving someone else. You are busy loving yourself. Now you're busy loving someone else. Paide linnameeskonna 7. järjestikune eurosuvi on tõsiasi. Kui meid on varasemalt loos viinud glamuursetesse soojadesse riikidesse ja külmematesse riikidesse nagu Island ja Fääri saared, siis nüüd oleme mööda Balti ketti jõudnud siia Leedumaale, Kaunase linna. Ja Raudonvaarise staadion on see mängupaik, kus me hakkame enda 7. järjestikuse eurosuve raames edasipääsu otsima. See tiim, kellega me läheme vastamisi nimega FC Hegelmann, on asutatud aastal 2009. Sama aasta, mil Paide linnameeskond debüteeris Premium liigas ja see on siis transpordisugemetega meeskond või nii-öelda omanike ring ehk et infra on mõlema tiimi juhtkondadele vägagi hästi tuttav. You are busy loving yourself. Never gonna say that no. Staadion valmis aastal 2024, ta on ehitatud circa 1500 inimese võõrustamiseks ja siin mängib see Hegelmanni nimeline satsis oma kodumänge nii liigas kui ka Euroopa konverentsi liigas ehk et see on see mängupaik, kus hakkab palju juhtuma. Mis veel? Liigas viimasel 2 aastal Hegelmann on lõpetanud 2. kohal ehk et mõlema Žalgirisi tiimi seljadega ja teeninud välja endale siis eurokohad.
euromängudes on läinud Hegelmannil täpselt niimoodi, et Makedoonia ja Iiri klubide vastu on võetud 2 eelneval aastal kaotused vastu ja nüüd siis Eesti Paide linna meeskonna vastu nad 3. järjestikusel aastal piigid ristavad. Meid on tegelikult siia Raudonvaarise staadionile tulemas Paidest ka. Ehk et kodust tuleb Mobire täisteenusrendi buss, mis on täis pakitud oma tuttavaid ja tuttava Häälekülaga fänne. Lipud, trummid ja muud pasunad on Arto Saarel juba bussi ära pakitud ja homme hakkab see fännisats siia poole sõitma. Bussisõit läks hästi. Jüri Grušajev ehk et Eesti parim bussijuht, keda Taistost saada ja võtta on, tõi meid 8 tunniga siia. Me oleme Radissoni hotellis ennast ilusti sisse juba sulatanud ja sinna sisse magatanud. Süüa antakse hästi, magada saab ja tiimi meeleolu, nagu selja tagant on kosta, on väga hea. Nii et asume aga pakkudelt minema. 7. suvi, here we go. Jüris Sahkur, väravatide treener. Täna hommikusöögi lauas me rääkisime, et kui pikalt sa siin Paides olnud oled ja fakt on see, et ma ei tea, mis see on siis 20 aastat. No peaaegu pool, ütleme siis praegu, esialgu pool. Ehk et ametlikult kõige kogenum liige staffis ja fakt on see, et sina oled kõik need eurosuved ära näinud, kõik need 7 tükki. Ja paslikul kombel algas toona 2020 aastal ta ka Leedust, kuhu me nüüd siis 7 aastat hiljem oleme jõudnud. Mida sa toonasest ajast mäletad ja mis nägu see toonane sats sul oli siin? Toega oli pandeemia aeg, ehk siis üks mäng oli Vilniuses mängisime. Ma mäletan, me äkki kaotasime 0-2. Et see oli kõigi jaoks, kogu klubi jaoks oli nagu siukene huvitav käik sinna Leetu, et ega me ei osanud midagi oodata, aga ma arvan, et me nagu häbisse ei jäänud, et meil olid seal ikkagi mingid variandid olid ja jah, ega ma väga palju ei mäleta, ma mäletan, mingid variandid olid, ma ei mäleta, kuidas meile väravad löödi, aga jah, häbisse me ei jäänud, seda ma mäletan. Aga nüüd Leedust tagasi top-liiga antud hetke 7. koha meeskond Hegelmann. 3 võitu see hooaeg, 10 viiki, 6 kaotust ja sellises kohas need omadega antud hetkel on. Kas see on miski, mida me saame alahinnata, kas see on miski, mis võib meid petlikult etteruttavalt üle enesekindlaks teha või tegelikult konverentsiliigas ja Euroopas üldiselt ei ole mõtet mitte kedagi alahinnata enne, kui vile on kõlanud? Absoluutselt, et ma arvan, et see praegune nende tabeliseis ei tähenda mitte midagi, et lõpuks nad on 2 eelmist aastat on lõpetanud Leedu liiga 2. kohal. Kartma me neid ei pea, alahinnata ei tohi ja ma arvan, et 2 mängu näitavad, kumb Baltikumi tiim parem on, et igal juhul me lähme andma lahingut ja tahame sellest ringist edasi minna igal juhul. Oma poistega tegid ka töö ära, 3 väravahti sul täna siin kaasas on. Mis seisus need mehed on? Jarju on samamoodi klubis mitmed aastad veetnud ja Euroopas alati hästi esinenud. Oled sa oma poistele uhke? Uhke olen igal juhul. Ja ma arvan, et Jarju jaoks ka, et ta on saanud siin kõvasti raskemaid mänge. Et ma usun, et ta on juba piisavalt kogenud, et ta teab, mida oodata. Ta teab, et tuleb natukene kiirem mängutempo, tuleb olla rohkem fookuses, tuleb rohkem säilitada rahu, tuleb kõigeks valmis olla lõpuks, et midagi uut siin tõenäoliselt ei sünni siin mängus, et kõik need olukorrad on läbi käinud, aga lihtsalt nõks kiiremini ja nõks paremini peab tegema oma action'id. Oled nõus, et senise aasta lõikes saabuvad need euromängud meie jaoks kõige paremas kohas, ehk et tiim on suutnud oma vormi ajastada taaskord eurosuveks? No tahaks loota, et viimased mängud seda näitavad, aga lõpuks järgmise nädala neljapäeval kell 9 saame teada, kui hästi me oleme seda teinud. Juba, aitäh Jüris, rohkem ei piina, laseme õhtusöögile ära sind ja aitäh sulle. Ma tänan.